Tänan mulle antud sõnavõtu eest ja ma tahaksin tõepoolest vastata ka sellele umbusaldusele nüüd pisut positiivsemas toonis, kui see võib-olla esimesel päeval välja tuli, sest et mis on siis olukord praegu siin Saaremaal. Ma näen, et uus koalitsioon on sündinud, kõik on käed löönud ja saal on täis rõõmsat elevust. Meil on selja taga luugid küll kinni, aga kevadpäike on ka väljas ja elu läheb edasi. Nii et ärge arvake, et me siin ühe umbusalduse avalduse pärast nüüd peaksime sõda pidama. Aga kui me vaatame olukorda maailmas ja me näeme, mis on toimunud ka pisut tagasivaates, siis tegelikult tasub nendele hetkedele tähelepanu pöörata. Meil oli koroona pandeemia. Kes siit volikogu saalist sai aru, et see oli kuritegelik? Väga vähesed. Enamus tormasid ennast süstima. Mina seda ei teinud. Mis veel oli? Oli Ukraina sõda, mis paugu pealt peatas selle süstimise kampaania. Mina kandsin Ukraina lippu kõige kauem rinnas siin saalis. Kui kõik olid ära võtnud, siis võtsin mina ka ära. Mis on veel maailmas käimas? Me näeme praegu maailmasõja laienemist ja väga olulist faasi ja kõik analüütikud ütlevad, et see naftahindade tõus, mis meil viimastel päevadel on olnud juba väga märgatav, jätkub. Me näeme sügavat majanduskriisi sisenemist ja näeme, et see olukord mingil juhul ei luba meil kakelda edasi. Me peame teenima saarlaste huve, me oleme selleks igal juhul valmis ja minu praeguses sõnavõtus ma ei kavatsegi midagi nende süüdistuste vastu öelda, mis minu suhtes on esitatud muud, kui et kõigil osapooltel on vajalik valmisolek. Ja milleks siis? No, näiteks koalitsioonisiseseks koostööks. Soovin uuele koalitsioonile seda valmisolekut siis rohkem. Ja samal ajal ka ühiste eesmärkide ja visiooni omastamiseks selleks, et mida üldse ja kuidas siis on kavas teha. Me kahjuks ei jõudnud selle koalitsiooni sees koalitsioonilepingust edasi tegevusplaani koostamisele. See oligi see, mida me nõudsime. Ma loodan, et siis uus koalitsioon jõuab sellele rutte. Ja mis on veel vaja? Vaja on oskused ja valmisolek koostööks ja see on juba individuaalne. Ja selle oskuste ja valmisoleku all on järgmised punktid välja. Suhtlemine. Volikogu esimees peabki suhtlema kõigi osapooltega, nii koalitsiooni kui opositsiooni osapooltega. Siis alles selguvad vastuolud ja probleemid, mis vajavad lahendamist. Meie EKRE näitena Aare Rüütel on ainus EKRE esindaja komisjoni esimehena. Tema kaasas kohe ekspertide ja kaasatute hulka ka terve Saaremaa ja Reformierakonna esindajaid, sellepärast, et ta pidas neid kompetentseks. Selle eest me saime kohe etteheite. Tegelikult oleme me koostöö valmidust näidanud ka varem. Ja nüüd läbirääkimised. Siis kui probleemid on selgunud ja need on vaja lahendada, siis tuleb loomulikult teha kompromisse, kokkuleppeid ja ajastada nende kokkulepete sõlmimist samuti kõigi osapoolte vahel. Ja kui selguvad erimeelsused, siis on oluline, et nende lahendamisel tuleb valikute jätmine ka teisele osapoolele jätta. Ma ütlen ühe asja, et ega nendes nii-öelda lepetes, mis me siin koalitsiooninõukogus paaril korral väidetavalt vastu ei olnud, ega meile nagu valikuid eriti ei jäetudki, küllaltki ühepoolselt, aga hea küll, ma ei hakka seda esile tooma. Ja me jätsime aega oma koalitsioonipartneritele ja me lõpuks saavutasime ju koolireformi seal täielikult kõikides punktides kokkulepped. Ja see, mis puudutab Ida-Saaremaa koolide liitmist Orissaare gümnaasiumiga, oli minu oma algatus ka juba viimase aasta jooksul. Ja ainuke küsimus, mille pärast me korraks tõrkusime, oli see, et kui Laimjala osavallale oli lubatud 4 klassi säilitamist ja vallavalitsus tahtis ikkagi ainult 3, siis me ütlesin, et andke neile see 4, seda lubati. See oli ainus vastuolu. Ja see, et Kihelkonna kooli kogukond tahtis oma säilitada, see ei ole vastutöö koalitsioonile. See on tunnistamine, et kui kogukond tahab, me peaksime neile vastu tulema, neile võimaluse andma ja näha, kas nad suudavad. Tegelikult peaksime võimestama ka. Ja aja võimaldamine selleks, me ei pea kiirustades läbi suruma oma otsuseid. Koolide tuleviku osas
nii et me saime selle kokkuleppe ja selle tõttu ei olnud koolide asi sugugi meie koalitsiooni lõhkimineku põhjus. Selle käigus võis tekkida mõni mõra, sest et me olime vastakustel seisukohtadel, aga kokkulepped me saavutasime. Mis oli kõige nõrgem koht, oli avalikkuse teavitamine. Kuidas me oma sõnumeid edastasime ja arvamusi kujundasime. Saarte Häälele tunnustus, nad jõudsid igas asjas meist ette ja loomulikult on teeninud nüüd viimase paari nädala jooksul väga palju klikke, sellepärast et nende seisukoht tegelikult lõhestas meie koalitsioon. Ja me ei suutnud ise seda arvamuse juhtimist tegeleda, nii et ma loodan, et tänases olukorras, kus Reformierakond võetakse uueks partneriks ja me teame, kellele sisuliselt Saarte Hääle toimetus truu on, selliseid vastuolusid teil enam ei ilmne, nii et ma eeldan, et te saate sellest üle. Aga ma tunnustan Saarte Häält väga selle saarlaste teavitamise eest ja tänan ka selle eest, et mulle on antud seal võimalust oma arvamust avaldada. Ja nüüd, kui me teeme tagasi vaates, mis siis on juhtunud, hinnang tehtule. Me ei ole veel jõudnud nii lühikese aja jooksul sageli hinnangut teha, aga ma teen uuesti selle meenutuse pikemasse ajajärgi. Koroona ajastusse, Ukraina sõtta ja praegusesse maailmakriisi aega. Sest inimesed, kes me siin oleme, väidetakse, et nad õpivad oma vigadest. Tegelikult enamik inimesi lepivad oma vigadega, sest kui see viga jääks neid hinge kriipima, siis hakkab kogu aeg häirima, nad lepivad selle vigadega. Me kõik lepime sellega. Küsimus on selles, kas me oleme valmis neid vigu järgmine kord vältima või mitte. Ja need, kes lepivad, enamasti ei ole. Te teate väga hästi seda plaani määrata suured rahatrahvid järgnevalt neile, kes enam süstimisega nõus ei ole. See on alles äsja uudistest tulnud. Ja on veel muidki selliseid surveabinõusid, mis tänane valitsus paratamatult on ette valmistamas. Ja te teate ka seda valitsuse plaani eraldada 1 miljon igale kohalikule omavalitsustele, see tõesti oli meil teemaks ja see on tõesti EKRE soov välistada kõigi võimalike vahenditega. Ja sellepärast me tegime ka täna selle arupärimise, kus on punktuaalselt toodud kõik seisukohad, mida ka meie vallavanem samas Saarte Hääles on avaldanud otsese toetusena meie maale tulevate tuuleparkide suhtes. Võib-olla oli see eksitus, saame aru, aga me ootame vastust. Ja mis on edasine tegevusplaan? Meie edasine tegevusplaan anti üle siin näiteks lastetoetuse eelnõuna, mida mitte kuidagi ei õnnestunud 3 kuu jooksul vallavalitsusega koostöös vallavalitsuse ettepanekuna eelnõusse sisse saada. Millegi pärast olid võib-olla objektiivsetel põhjustel tähelepanu oli mujal, aga me pidime selle nüüd esitama EKRE fraktsiooni nime. Mis veel? See arupärimine veel kord. Ma loodan, et meie senistel koalitsioonipartneritel nüüd uues koalitsioonilepingus on selged seisukohad tuuleparkide suhtes olemas. Et te saate neid refereerida ja öelda, et tõepoolest me tuuleparke ei taha, aga ma ei ole selles kindel. Palun lisake arupärimisele ka see vastus, mida te tuugeniparkide suhtes, Saaremaale tehtavate tuugeniparkide suhtes olete uues koalitsioonilepingus kokku leppinud, see oleks aus. Ja mis siis veel? Me pakume ju energialahendust, sellest kahjuks sõnaga ei rääkinud, aga me oleme seda pakkunud kõigile osapooltele, nii Reformierakonnale, nii valimisliidule, nii Isamaale kui Keskerakonnale. Meil on Kuressaares kombijaam, mis toodab nii sooja kui elektrit. 4 megavatti võib toota elektrit, aga ta ei suuda hoida võrgus vajalikku 50 hertsist sagedust, see vajaks lisaseadet. Ja kui me teeksime teise natuke võimsama sellise kombijaama, mis tarbib kohalikku hakkpuitu, see võiks olla kohalik ettevõte, kogu raha jääks meile. Aga meie arupärimises on küsimus selle kohta, aga kellele läheb see tuugeniraha. Ja küll, kingitakse pistisena 1 miljon, aga kogu kasum, ma ei tea ühtegi Saaremaa ettevõtet, kes selle kasumi nii-öelda kohaliku ettevõtjana valla kassasse tooks. Need on kõik võõrad, kes siin raha teenida tahavad ja need tuugenialad on meie maainimeste maadel, ka minule kuuluvatel maadel muuseas. Ja loomulikult ma kaitsen oma huve. Ja loomulikult ma kaitsen ka oma naabrite huve. Ja meie kaitseme saarlaste huve. Nii. Mis me siis veel EKRE edasisest tegevusplaanist võiksime öelda? Opositsioonis olles, ma ütlen viimase kokkuvõtte. Ma ütlen kokkuvõtteks ka. Ja vahele segamine ei ole ka ilus. Loomulikult
EKRE oli võimalus siis siiamaani koalitsioonis oma tahet koalitsioonipartneritele väljendada. Ja me ei saanud seda juba 3 kuu jooksul avalikkusele nii väljendada, nagu me tahame. Nüüd oleme me siis opositsioonis. Ma ütlen, et lihtne teil ei saa olema. Neid arupärimisi hakkate te vastama iga kord. Ja töötame edasi. Nii et ärge sellest meelt heitke. Ma loodan, et me jätkame ja teenime saarlaste huve ka selles ähvardavas kriisis, mis meid praegu siin riigina ja maailmas üldse ähvardab. Nii et aitäh, jõudu tööle uuele koalitsioonile. Aitäh, Kristjan Moora.